Räägime ka tervisest ja täpsemalt raseduse jälgimisest. Ja raseduse jälgimine on niisugune tänapäeva igapäeva tegevus raseduse ajal, mis võib tunduda tüütu ja ega tõttu öeldes enamasti on see ilma asjata. Sellepärast, et ega enamik rasedustest lõpeb iseenesest ilma igasuguse sekkumiseta normaalse sünnitusega. Raseduse jälgimine on nagu turvavöö autos, et nii kaua kui avariid ei juhtu, nii kaua on see tarbetu, aga siis teatud juhtudel võib päästa elu. 2 niisugust tendentsi on raseduse jälgimises, et üks on see, et püütakse koondada uuringud raseduse algusesse, et kohe raseduse alguses öelda, et millised probleemid võivad tekkida, et uuritakse, et kas on suurem oht, et on mingi kromosomihaigus, uuritakse, et kas on suurem oht, et tekib kõrgvererõhutõbi raseduse ajal või laps jääb väikeseks ja siis püütakse neid jälgida rohkem, siis jällegi neid, kellel siis neid ohtusid tuvastatakse vähem, siis neid püütakse jälgida vähem. Raseduse jälgimises olulist rolli mängib ultraheli diagnostika. Sünnitusabis meie röntgen, kiirgust ja magnetuuringuid kasutame väga vähe, nii vähe kui võimalik, nii et sellepärast, et on meil kõige tähtsam ultraheli diagnostika. Nüüd seda ultraheli diagnostikat on tehtud nii palju, et tänaseks päevaks võib kohe kindlalt öelda, et see kuidagi ei mõjuta halvasti tulevase lapse tervist. Meil ongi niisugusel tähtsal kohal see ultraheli aparaat ja et siis tavaliselt on niimoodi, et siis kui on suurem niisugune raviasutus nagu meil, et siis neid aparaate on mitu, aga siis alati on üks lipulaev ja et nüüd siis meie see lipulaev sai täienduse, oluliselt on parandatud siis pilditöötluse kvaliteet. See uuendus lubab suuremate detailsusega uurida siis last ja mis meile mõnikord tähtsam seda vereringe. Ja muidugi siis kõrvalproduktina 4D, mis nimetatakse, et mille abil siis juba raseduse esimeses kolmandikus saab vaadata, et kas laps on rohkem ema moodi või isa moodi ja me näeme, et kas kõrvad on normaalse kujuga, kas silmad on nii, nagu peavad olema, kas ei ole huuled on terved ja kas ei ole mingisugust iseäralikku neokuju, mille järgi võiks kahtlustada haigust, aga kindlasti sellel on ka suur emotsionaalne faktor, et siis saab oma lapsega tutvuda juba siis, kui veel väljast ei aimagi, et seal kõhus laps on olemas.